on siin täna üks esinemine veel. Et ei ole mingid head lauljad, ei ole enam syntesaatorid, viiulid ega mitte midagi. Meil on siin kaks tavalist Eesti noormeest, Erki, Alex, teevad meile väikest esinemist. Aplausi teeme pärast. Teater Vanemuide. Jah, midagi sellist, jah. Nüüd nagu ma teen väikse sissejuhatuse ka enne, kui nad alustavad. Kõik kuulevad? Hääl on sinna igale poole kuulda. Pead samamoodi pärast tegema. Mul ei ole häälega probleeme kunagi olnud. Nüüd kujutage ette, et Eesti, et miks Eestis need inimesed, kes on töötud, miks nad nagu ei leia siiamaani tööd ja need inimesed, kes tööd leiavad, miks nad Eestisse tagasi ei tule, on rahul, kes siit ära lähevad. Alustame nüüd. Ja Tere! tere! Kas see on teie töökuulutus seal? Ja see on meie kuulutus. Ma tulin siin uurima, mis ja kuidas. Küsige. Kas töö juures on mingid riske ja kus kohas töökoht asub? Töökoht on välismaal. Ilma riskideta. Arusaadav, et välismaal. Aga kas te saaksite täpsemalt öelda, et kus kohas täpsemini? No Afganistanis ja siis Afganistanis ja... Afganistanis ilma riskideta? 30 000 dollarit päevas. 30 000 päevas on päris suur summa. Mis ma siis tegema pean? Ei midagi erilist. Tuleb lihtsalt heroiini pakendada ja kõnedele vastata vahel. Ma ei tea, kas ma sellega nüüd hakkama saan. Kõnedele vastamine ja muu säärane. Ma ei tea ikka. No kunagi tuleb ju alustada. Mis täna tehtud samme oodata? Ei, mina ei tea. Mina ei saa hakkama sellega. Ei sobi, jah? Ei. No oodake, meil on siin veel teisi pakkumisi. Siin on tegelikult meil terve nimekiri. Tööd on nii palju, et teil ei ole aeg isegi WC-s käia. Näiteks kilusorteerija Norra kalatehases. Ma ise töötasin seal. Ja pärast sain palga kõrgendust. No ja mis palka seal saab? Palk oli hea, aitäh. Ei, mis palka mina hakkan saama? No kuskil 30 000 euri. 30 000 euri, see on ikka päris hea palk. 30 000 euri on ainult dokumentide vormistamine. Ja seal on täitsa hea palk 5000 pahti. Paht on kohalik rahaviik. Ei ole kuulnud sellisest rahast, kas see mujal ka kehtib? Jaa, kehtib küll. Tehase territooriumil. Kõikides kauplustes. Võtke see pakkumine vastu. Seal on super kollektiiv. Näiteks meil seal töötab 5 tadžiki, 1 vietnamlane ja 2 täiesti valget karu. Kuidas tundub? See ei kõla küll hästi, jah? Okei, siis on veel pakkumine fosfaatide tehasesse Alžeerias, seenefarmid Vietnamis, Londoni loomaaed. Londoni loomaaed on päris lahe. Mis seal teha tuleb? Tuleb koristada Londoni loomaaed direktori järgi. Ei tea, see koristamine mulle väga ei istu. No siin on veel pakkuda Maire Aunast psühholoogiks. Ja mis ma seal tegema pean? Kuulama Maire elujuhtumeid ja neid kommenteerima. Ei, see nüüd küll väga hästi ei kõla. Ta teles ka ei ole superstaar. Ja, ma ise ka tegelikult ei valiks. Siis on veel raamatupidaja koht siin üks. See on midagi huvitavat juba, ja. See asub Palestiinas. See käib pidev personalivahetus. Linnasõda on nende elustiil. Võitlus käib tänavatel iga päev. Aga miks personal vahetub? Sa ei saa aru või? Võitlus käib, inimesed surevad. Keegi peab tööd ka tegema. Saad aru või? Ei no, ma ei tea, see nüüd väga hästi ei sobi. Kas teil midagi Euroopa Liidus on? Pakistanis on üks hea töökoht pakkuda. Mis asja, kas Pakistan on Euroopa Liidus või? Ei ole, aga väga tahaks kuulda. Ja mida nad tahavad? Teid tahavad.
väga sinna Palestiinasse saanud? ei, see ei kõla väga hästi. kuule, muidu siin, kuidas teil tervis on? ei, mina olen terve kui purikas. aga äkki Poltavasse pullide farmi hakkate emaseid eostama? Nii-öelda tootja pulliks. Vaat see on õige töökoht. Värske õhk ja pidev suhtlus. tootja pulliks? Jah, tootja pulle on vähe. Pulle on vähe? Ei, pulle on palju. Aga just tootjaid pulle on vähe. ei no, loomad mulle küll meeldivad, aga tootja pulliks mina küll ei hakka. Aga kellena nad enne töötasid? Mina olin füüsik. Kuulge, mul on siin midagi teile pakkuda, et siin on füsioloogiliste lahenduste jaoks komponente vaja. Palk ka hea, 20 000 €. Kas see on päevas? Ei, see on ühe neeru eest. Hops ja valmis. ei, see ei sobi, see ei sobi. Ok. Mul on siin viimane pakkumine ja siis on kõik. Ühesõnaga, koht on Türgis. Tööandja pakub kindlustust, elamispinda 1000 € päevas ja ühistranspordi kuukaarti. Nii et kirjutage alla ja töö on teie. Kas kohe siin kirjutan niimoodi alla? No ja mis ma nüüd siis tegema pean? Ühesõnaga oled klubis tantsija. Ma olen ju mees. See on ainult harjumus asi. Mis harjumis asi? Allkiri juba all, seega harjumus asi. Kas saab seda esimest tantsu kohe näha?